Tere! Olen õpetaja Eve Reisalu ja ma näitan sulle, kuidas lõpetada interaktiivset töölehte arvutis, mis on antud lahendamiseks liveworksheets.com lehe pealt. Kui on tööleht täidetud, siis on siin lõpus sõna finish. Klõpsad selle peal. Ja nüüd avanevad variandid. Kas vasakul pool check my answers ehk siis eesti keeles kontrolli minu vastuseid või saada vastused õpetajale. Kui sa ei soovi oma tulemust õpetajaga jagada, siis klõpsa check my answers. Siis ta näitab sulle, kui hästi sa lahendasid. Aga kui sa soovid ka oma tööd õpetajaga jagada, siis sa peaksid kõigepealt vajutama siia ümbriku märgi peale, et saada õpetajale. Siia peaksid siis kirjutama oma nime, näiteks Mari Maasikas. Siis järgmisesse peaksid sa kirjutama oma klassinumbri. Järgmisesse peaksid kirjutama matemaatika või mis õppeaines see on või arvutiõpetus näiteks. Ja viimasesse ritta tuleks kirjutada oma õpetaja e-maili aadress, mille sa leiad siis kooli kodulehelt või mis on õpetaja sulle siis saatnud. Ja minu meili aadress praegu siia. Ja siis tuleb vajutada send. Kui sa oled send ära saatnud, siis ütleb sulle, et sinu vastused on õpetajale saadetud, edu, ja kui sa vajutad OK peale, siis sa näed ka, kui hästi sul läks. Kuna minul praegu ei olnud üldse mitte midagi täidetud, siis punased näitavad kõik valesid vastuseid. Ja nagu näha, mina olen saanud 0 punkti siis 10. Nii et minul olid praegu kõik vastused valed. Nii et kõigepealt siis, kui sa soovid oma tulemust õpetajaga jagada, siis nii, paneme selle siia, siis kõigepealt pead vajutama sellele ümbrikumärgile ja siis sa näed tulemusi. Kui sa ei soovi õpetajaga oma tulemust jagada või õpetaja ei ole palunud sul endaga tulemust jagada, siis võid kohe vajutada siia luubiga märgile, et kontrolli minu vastuseid. Ja kui ma praegu siia kontrolli minu vastuseid, siis ma jälle näen, et ma sain praegu 0 punkti 10. Ja nüüd enam ei avane võimalust õpetajale saata. Et kui on vaja õpetajale saata, siis enne vajuta palun ümbrikumärgile ja siis sa näed pärast ka ise tulemusi. Aga olge tublid!